Ühes majapidamises käimas siis hetkel elektritööd, teostan elektritöid, et selles majapidamises on siis osa majapidamisest on renoveerimine, see on vana värk veel, ja siis teine osa tuleb juurdeehitus, siia tuleb elektrikilp, tehnoruumi, mis tuleb siia. Sellesse majapidamisse tuleb ventilatsiooniseade, mis toob majasse männimetsa värskuse, hoiab CO2 loomulikul tasemel ja rikastab õhku miinusioonidega ning samas vähendades küttevajadust 10 korda. Et selline huvitav vendiseade tuleb siia. Laes on veel vanad kaablid, mis tuleb välja vahetada, ja sellel majapidamisel kasutame siis varjastatud kvaliteetseid elektrikaableid, mis on muidugi halogeenivabad DCA S2 D2A2 vastavusele. Ennem kui hakkasime toimetama, tegime ka teostusjoonise ja ka tegime elektriprojekti, et siis mille järgi ilusti elektritöid teostada. Siia tuleb köök. Nõudepesumasinad, ahjud, külmkapid, pliidid, ja see on nagu siis veel vanem osa, mis on renoveerimisel, ja siin on juurde ehitusosa. Et siin on veel kaabeldus tegemata, see tuleb teha veidi hiljem. Praegu on oluline, et saaks põranda tehtud ja siis lähevad tööd edasi. Kvaliteetsete varjastatud kaablite mõte on selles, et kodu oleks puhas keskkond tehislikust, madalsageduslikust elektromagnetväljadest ehk elektromagnetkiirgustest, sest tavalised kaablid põhjustavad elamisse elektrivälja ja magnetvälja. Ning on üks hea omadus veel varjastatud kaablitel, loomulikult kasutades koos piirikutega, vähendab riski, et kui äike peaks majapidamisse lööma, et elektrisüsteemist tekiks põleng, et seda riski toob allapoole. Majapidamise lähedal on keskpingeliin, mis läheb üsna lähedalt majalt. Ja seetõttu tuleb teisel korrusel ka teha elektromagnetkiirguste mõõtmised, et näha, kas on vaja teha mingisuguseid varjastusi või lahendusi, et õhuliini elektromagnetkiirgust eemaldada. Teisel korrusel praegu toimub mõõtmine, elektromagnetkiirguse madalsagedusväljade mõõtmine, ja uurime välja, kui palju sealt liinist võib tulla kiirgust teisele korrusele
kuna teisel korrusel on magamistoad, siis on hästi oluline, et oleks puhas keskkond. Õhuliinist tuleb siiski teisele korrusele elektri välja ja kuulame ühe väikse raadioga, kuidas siis lisaks 50 hertsile on selline rämpselekter ka, nagu kuulete, ja selline tiksumine. Ja kui analüsaatoriga, spektrumanalüsaatoriga vähe diagnostikat teha, siis näitab, et meil on siin kuni 3 volti meetri kohta, mis ei ole küll väga palju, ja ka rämpsselektripiikusid on. Saksa ehitusbioloogide suunises peaks magamiskohtades jääma 0,3 kuni 1,5. Et siin on siis 3, et järgmised sammud, eks vaatame, mida on võimalik teha. Ja positiivne pool on see, et kui me räägime kõrgemast sagedusest ehk kõrgsagedusest, siis sellega probleemi ei ole. Mis on jällegi positiivne. Ja siia tulevad siis magamistoad ja samuti kvaliteetsed varjastatud kaablid. Ja kui oleme töödega edasi jõudnud, siis teeme ka video.